Mis on elu? See on üks suurimaid küsimusi üldse. Ja aastal 1943 otsustas üks kuulsamaid füüsikuid, Erwin Schrödinger, sellele väljakutsele vastata. Aga ta tegi seda täiesti omamoodi puhtalt füüsika vaatenurgast. Nii et lähme vaatame, kuidas ta proovis elu suurt saladust lahti harutada. Okei, mõelge korraks sellele. Me ju teame, et universum kipub alati kaose poole. Kõik asjad lagunevad, muutuvad korratuks, see on termodünaamika teine seadus, raudne reegel. Aga siis vaatame elu, see on ju korra musterneidis. Kuidas on see võimalik? Kuidas suudab elu sellele vääramatule lagunemistrendile vastu seista? See ongi see suur paradoks, see mõistatus, mille Schrödinger lauale pani. Nii et alustamegi siit. See ongi see füüsiku paradoks. Vaatame lähemalt seda fundamentaalset konflikti klassikalise füüsika seaduste ja elu enda, jonnakalt korrapärase olemuse vahel. Vaadake seda kontrasti. Ühel pool on meil füüsika raudne reegel. Kõik asjad liiguvad korratuse ja lagunemise suunas. Entroopia kasvab. Ja teisel pool on elu. Elu, mis mitte ainult ei hoia korda, vaid annab seda edasi põlvest põlve, luues aina keerukamaid struktuure. Pärilikkus. Kuidas on võimalik, et mõlemad asjad on samal ajal tõesed? Ja siin ongi asja konks. Asi on selles, et füüsikaseadused, need suured ja võimsad seadused, on tegelikult statistilised. Need töötavad nii hästi, sest nad kirjeldavad miljardite ja miljardite aatomite käitumist korraga. Seal taanduvad üksikete aatomite suvaline tantsimine välja ja tekib selge ennustatav muster. Aga mis saab siis, kui meil on ainult käputäis aatomeid? Siis võtab juhuslikkus võimust. Ja see viib meid ühe väga hea ja natuke kummalise näiteni ajaloost Habsburgide kuulus alahuul. See üks kindel geneetiline tunnus pärandus põlvest põlve sajandeid täiesti muutumatuna. Kuidas see võimalik on? See geen, mis seda tunnust kannab, koosneb ju tõenäoliselt väga väiksest hulgast aatomitest. Füüsikareeglite järgi peaks see olema täiesti ebastabiilne ja alluma juhuslikkusele. Aga ei olnud. Niisiis, kus see elu saladus siis peidus on? Kuidas on see ülipüsiv kood talletatud? Schrödinger otsustas, et läheneb sellele nagu ta ise ütles, naiivne füüsik. Ta läks otse asja tuumani, sügavale raku sisse. Ja äsjalt ta leidiski selle võtme. Need on kromosoomid. Mõelge vaid, ühes ainsas pisikeses viljestatud munaragus on olemas terve sinu või minu detailne ehitusplaan. Absoluutselt kõik on seal kirjas. See on see koodikiri, mis määrab ära su silmavärvi, su pikkuse, kõik. Schrödinger ise pani selle ikka väga hästi sõnadesse. Tema võrdlus on geniaalne. Ta ütles, et kromosoomid on korraga seaduste kogu ja täidessaatev võim. Või teise näitega arhitekti plaan ja ehitaja meisterlikkus ühes. Mõelge, see pole ainult plaan, see on ka tööriist, mis selle plaani ellu viib. Ja nüüd jõuame asja kõige põnevama osani. Klassikaline füüsika, Newtoni ja Einsteini füüsika, jookseb siin lihtsalt ummikusse. See ei suuda seletada, kuidas üks väike geen nii stabiilne saab olla. Ja selleks, et vastust leida, pidi Schrödinger pöörduma hoopis teise, palju kummalisemasse maailma, kvantfüüsika maailma. See ongi see kvantlahendus. Probleem on selles, et klassikaline füüsika lihtsalt ei oska seletada, kuidas üks molekul, mis koosneb nii vähestes aatomites, suudab sajandeid vastu panna soojuse pidevale kaootilisele rappumisele. See lihtsalt ei klappi. See avabki ukse täiesti uuele ideele. Ja siin pakubki Schrödinger välja oma geniaalse idee, kasutades ühte väga head võrdlust. Kujutage ette tavalist kristalli, nagu sool või teemant. See on nagu tapeet, kus üks lihtne muster kordub lõputult. Ilus, stabiilne, aga igav. Ja nüüd kujutage ette midagi muud, aperioodilist kristalli. See on pigem nagu Rafaeli kuulus Gobelean, tohutult keerukas, tähendusrikas disain, kus mitte miski ei kordu. Ja täpselt see ongi Schrödingeri lahendus. Geen on aperioodiline kristall. See on tahke, stabiilne molekul, mis on sama püsiv kui teemant, aga samas on see piisavalt keeruline, et mahutad endasse tohutul hulgal informatsiooni. Terve elu koodi. See ongi see, kuidas elu talletub oma plaani. Okei, nüüd me siis teame, kuidas see pärilikkuse kood nii stabiilsena püsib. Aga see on ju ainult pool loost. Kuidas organism ise tervikuna suudab sellele pidevale lagunemisele vastu seista. Kuidas elus püsib. Tead, elus organism on tegelikult pidevas võitluses. Võitluses selle vastu, et saavutada termodünaamiline tasakaal. See külab keeruliselt, aga tegelikult on see lihtsalt
surm. Elu on pidev ja aktiivne surmaseisundi vältimine. Ja sellel vältimatul lagunemisel on füüsikas ka nimi – entroopia. See ongi korratuse mõõt. Ja universumi suur eesmärk on alati liikuda maksimaalse entroopia ehk siis maksimaalse kaose suunas. Ja siit tulebki ehk Schrödingeri kõige kuulsam ja ka kõige kummalisemalt kõlav tsitaat. Ta ütles, see, millest organism toitub, on negatiivne entroopia. Mida see ometi tähendama peaks? Tegelikult on see lihtsam, kui tundub. Negatiivne entropia on kord, lihtsalt kord. Mõelge sellele niimoodi. Elu hoiab ennast üleval pidevalt keskkonnast korda ammutades. Me sööme toitu, mis on ju väga korrastatud molekulide kogum ja kasutame seda korda, et võidelda meie enda sees tekkiva korratuse vastu. Me sisuliselt sööme korda, et elus püsida. Okei. Ja nüüd teeb Schrödinger oma raamatus ühe täiesti ootamatu ja julge pöörde. Olles justkui lahendanud elu füsikaalise poole, pöördub ta viimase ja võib-olla suurima müsteeriumi juurde. Mis asi on teadvus ja miks me kogeme seda nii, nagu me kogeme? See on tegelikult päris jahmatav tähelepane, kui sa sellele korraks mõtled. Maailmas on miljardeid kehasid, miljardeid ajusid, aga sina koged alati ainult ühte teadvust, omaenda teadvust. Sinu peas ei ole kunagi mitmust, on ainult ainsus, ainult mina. Ja siin viitab Schrödingeri iidsele idafilosoofiale, täpsemalt Upanishadidele. Ta toob välja selle tuhandete aastate vanuse idee, Atman on Brahman. Ehk siis isiklik mina on tegelikult võrdne selle kõikjal viiva universaalse minaga. Tema argument on, et meie individuaalne teadvus ongi lihtsalt üks tahk sellest ühes ja ainuse universaalse teadvusest. Ja see kõik jätab meid ühe väga sügava ja natuke pead pööritava küsimuse juurde. Kui see on tõsi, kui teadvus ongi üks, mis siis meie tegelik koht siin kosmoses? Mis siis, kui igaüks meist ei olegi eraldi näitleja, vaid hoopis üks ja sama näitleja, kes mängib miljardeid erinevaid rolle? See on mõte, mille Schrödinger meile mõtisklemiseks jätab.